Alustame esimesest saatuslikust veast ja see on ühisfirma 50-50 ja puudub osanike leping. Kahjuks olen ka mina oma elus küll kõrvalt õnneks kokku puutunud ja näinud siis raamatupidamisteenuse pakkuja rollist ja teiste raamatupidajate kaudu kuuldud nendest lugudes, kus inimesed alustavad 50-50 koos ettevõtet ja neil puudub osanike leping. Siin ei ole küsimus selles, kas see ettevõte leiab oma otsa, vaid millal see leiab oma otsa. Sellepärast, et enamik 50-50 ettevõtteid varem või hiljem ebaõnnestuvad, siis tekivad mingid erinevad arusaamad, tülid, mis iganes ja sellest olukorrast ei ole nagu mingisugust väljapääsu, sest kui üks ei taha, siis teine ei saa, kui on tehtud lihtsalt 50-50 ettevõte. Ja mida siis sellisesse olukorra vältimiseks teha? Osanike lepingu saab koostada ja seda on mõistlik lasta juristil koostada ja sellesse osanike lepingusse saab panna selle korra, et mis siis saab, kui enam üks omavahel läbi ei saada. Näiteks saab teha sellised tingimused, et teine pool kohustub ära müüma enda osa. Ja võib teha näiteks üsna levinud ja aus tingimus on see, et see pool, kes ei ole rahul, teeb teisele poolele hinnapakkumise ja kui teine pool siis on valmis müüma, siis ta müüb selle hinnaga, aga kui ta ei ole valmis müüma, siis ta on kohustatud ise selle sama hinnaga ära ostma. Et see tagab siis nagu selle, et pakkumine ei ole liiga madal, sest see pakkuja tegija teab, et ta võib ise oma poolest ettevõttest ilma jääda. Ja teistpidi, kui see pakkumine on kõrge, siis lasedki sellest ettevõttest lahti ja ütled, et okei, have fun, et osta see ettevõtte ära. Siis saab siin teha ühisettevõtete puhul veel niisuguseid tingimusi osanike lepingusse näiteks, et kui te tahate kolmandale osapoolele ettevõtte ära müüa, et siis teine pool on kohustatud ka oma osaluse müüma. Ja selliseid kokkulepitavaid tingimusi on veel. Näiteks võib panna siis mitte kohustuse kaasa müüa oma osalus, vaid õigus kaasa müüa oma osalus. Aga räägi oma juristiga ja kui sul ei ole juristi kontakti, võid minu käest ka küsida, et ma saan soovitada kedagi, kes igapäevaselt tegeleb selliste küsimustega. Nii et edu ühisettevõtete asutamisel, kuid alati koos osanike lepinguga.